tere armsad sõbrad, 17. veebruaril tuleb meil tulihobuse aasta ja sellega seoses siis hakkame vaatama, mida see toob 12. tähemärgile ja mis toob sulle siis edu hobuse aastal. Ja võib-olla tuleb seal ka mingisuguseid hoiatusi. Kõige esimene tähemärk on meil siis kaljukits. Vaatame, mida toob hobuse aasta kaljukitsele, mis teda soosib. Vaatame ka seda, ma arvan, et mida ta ei soosi. Selles mõttes, et mida sa tegema ei peaks. No siin ütleb kohe ära, et mida tegema ei peaks, on see, et enda õlgadel ei tohi liiga palju võtta. Sa ei tohi kanda kellegi teise koormat see aasta, hobuse aastal siis. Sa ei tohi emotsiooni ajal otsustada. Ehk siis kõik asjad, mis sa teed, peavad olema läbi mõeldud. Ja sa ei tohi keskenduda minevikule. Ehk siis sa ei tohi inimesi hakata hindama selle põhjal, mida sa minevikus nägid. Mida sul on soovitav teha? Võtta riske. Isegi siis, kui sa kohe tulemusi ei näe või kõik tundub nii, nagu sa võib-olla päriselt ei soovi, võtta riske. Võib-olla usu inimesse natukene rohkem. See võib sulle midagi poole paremat tuua. Ütleb ka seda, et abistad neid, kes on sinu ümber, aga niimoodi, et sa annad ainult selle osa ära, millest sul kahju ei ole või mis sul üle jääb. Abistamisel on ka vahe, eks. Ja ütleb ka seda, et võta asju natukene rahulikumalt, ära kiirusta. Vaatame siit soovituse ka kaljukitsele, mida toob tulihobune. Toob hästi palju maagilisi võimeid, ka paljud kaljukitsed hakkavad väga palju tundma ja nägema rohkem kui tavaliselt. Väga soositud on ka reisid. Reisidega oled sa kaitstud. See on üks ohukaart ka, midagi tuleb, mingi olukord, mis oli poolt, tuleb nagu justkui tagasi. See on kuidagi nagu, mul on tunne, et see on seotud inimestega, mitte olukordadega. Mul on tunne, et sa oled võib-olla kellegist lahti lasknud, enda arust oled selle suure töö ära teinud ja siis saatus tuleb sind kontrollima. Kas sa jääd endale kindlaks või mitte. Ehk siis siit tuleb ka see välja, et jää endale kindlaks. Kui sa oled millegist juba ära läinud, siis ära seda tagasi minevikust oma ellu enam too. Vaatame, mis toob edu tööl. Sinu lahkust märgatakse töö juures, kui sa abistad teisi, võib-olla oma nõuga. Aga ütleb, et olukord, mis sind nagu ei soosi töö juures, sellest tuleb kohe rääkida, et sa ei tohi jääda nagu liiga pikalt negatiivsesse olukorda. Armastuses väga tundeline, aga ütlebki, et sa pead nagu armastuses liikuma ka edasi nagu aeglaste sammudega, et sa ei tohi teha kiirustavaid otsuseid. Tervisega selliseid suuri probleeme mina ei näe. Pigem ütleb, et sport sobib juba hästi see aasta. Kiirem liigutamine, jooksis äkki või ujumine, suur füüsilisus, suure füüsilise töö tegemine. Vaatame ka veevalajat. Veevalaja. Mida toob sulle tulihobuse aasta? Nii. Mida sa peaksid tegema? Mida sa ei peaks tegema. Ja paneme sulle soovituse ka. Mida sa peaksid tegema? Number 1 on see, et kuulama iseennast. Sinul veevalaja töötab intuitsioon eriliselt tugevalt algaval tulihobuse aastal. Soovitav on ka edasi liikumine. Tundub, et tuleb mingi elukoha valik või siis edasi liikumine vanast kohast, mingi muutus tuleb seoses siis elukoha muutusega, see on ka töökoha muutus muidugi olla, et hakkad käima, kui sa nagu tavapäraselt käid, seal tuleb nagu muutus. Aga ütleb ka, et elu paneb sind hästi proovile. Siin tuleb see sama kaart vaata, mis kaljukitsedel tuli. Et mingid vanad asjad tuleb tagasi, aga mitte selle pärast, et sa nagu seda tagasi peaks võtma, aga kontrollima, kas sa jäid endale kindlaks või mitte. Mida sa teha ei tohi? Ära räägi oma tunnetest kõikidele liiga avatult. Ole oma tundemaailmaga, oma suhete rääkimisest ettevaatlikum.
liiga palju, kui sa suud paotad, see võib hakata pärast töötama sinu enda vastu. Ja ei tohi olla teistega liiga mõistev, pead keskenduma rohkem iseendale. Aga ütleb, et sa ei tohiks nagu just oma seda liidri rolli ära anda. Mul on tunne, et hoida mingisugust rahu, siis sa hakkad tegema kompromisse seal, kus sa võib-olla tegema neid ei peaks. Ja ta ütleb ka, et tööalaselt peaks leidma sellise nagu tasakaalu, et kuidagi tööasjad on veevalajatel hästi käest ära, kuidagi ei ole tasakaalu. Mul on tunne, et sa annad endast liiga palju, aga saad hästi vähe vastu. Peaks seal hakkama rohkem tasakaalu lööma või siis tegema vähem või siis küsima rohkem. Soovitus. Edu toob sulle kõik see, mille vastu sul on tugev iha ja tahtmine. Midagi siis teha. Kõike, mida sa teed niisama pool muidu, see sulle see aasta edu hobuse aastal ei too. Probleemid unega. Väga paljusid veevalajad hoiavad üleval mured ja mingisugused mõtted, mis vajavad tasakaalustamist. Ma vaatan, mis aitaks seal. Aga ta ütleb, et see muretsemine tegelikult sulle mitte midagi ei anna. See on su enda ressursi raiskamine. Et sa pead leidma omale mingisuguse tegevuse õhtuks. Ütleme, otsuste lahendamine. Kui sa näed, et sul on siis nagu probleem, siis peas hakkad kohe mõtlema, et okei, kus mul on sinna lahendus. Pane see kas võtta paberi ja paned kas see paberi peale kirja lahenduse. Aga üleüldiselt ma näen ikkagi, et tegelikult veevajale selliseid suuri muudatusi elus ei tule. Ütleb, et mingi grandioosseid muudatusi pole tulemas, väga palju on tegelikult sinu endast. Mul on tunne, et rohkem on seda stressi, mis on ise loodud. Aga ma vaatan tööalaselt ka, mingid muutused tulevad veevalajatel tööga. Südamevalu, mingid vanad asjad, mis ei toimi enam. Et väga paljud teevad täiesti kardinaalse mingisuguse muutuse. See hobune ikka mõjub armastuses. Paljud saavad ka mingisuguse valiku või siis läbi sõbranna võib tekkida mingisugune uus tutvus või valik. Seega käige rohkem sõbrannadega ringi, kes on vallalised. Aga kes on juba suhtes, hästi palju tuleb egomänge. Ütleb, et hästi paljud võivad hakata nagu võistlema just oma partneriga. Tervis. Siin mitte midagi ka sellist suurt ei näe peale stressi või siis illusioonide, mis sa ise oma elust lood. Kuna sul on see aasta see mõttejõud hästi tugev, siis ma väga soovitan nagu kontrollida neid mõtted, eriti mis on negatiivsed. Et need võivad hakata sind ennast või su enda nagu vaimset tervistust mõjutama. Vaimse tervisega võivad probleeme tekkida. Kalad. Vaatame, mida kaardid räägivad kaladele. Kalad. Mida on soovitav teha? Mida ei ole soovitav teha? Soovitus. Esimene asi, et mida on soovitav teha? Kõikide inimestega annab saada kokkuleppele. Kui siin midagi häirib, tuleb kohe sellest rääkida. Tegelikult kokkulepped on sul lähemal ja mõistmine, kui sa arvad. Sa pead rääkima mitte süüdistavas vormis, aga just sellises vormis, kuidas teatud olukord sind tundma ennast paneb. Ütleb, väga soovitav on tutvuda uute inimestega see aasta. Hobuse aasta toob tuliseid inimesi, välismaa inimesi, rohkem niisugust aktiivset teistmoodi suhtlust, teistmoodi nagu suhtlusringkonda üldse, sa pead olema julgem. Ütlebki, et sa võid olla nagu isegi bravuursem, sa võid olla lärmakam kui tavaliselt. Kalad tavaliselt seda ei ole, eks ju. Et see toob sul tegelikult kasu, mitte kahju. Sa võid tulla nagu oma kestast välja, nagu lapsed, vaata, oled sina ise. Mida ei ole soovitav teha? Ei ole soovitav võtta mingisuguseid järske otsuseid vastu või järske pakkumisi hetke emotsiooni ajendil. See võib tuua mingisugust südamevalu. Ütleb, et ka mitte teha mingisuguseid suuri pikki plaane. Kui sa plaani kuu 2 ette, aga need plaanid, mis on nagu tehtud, ütleme, et aasta või pool aastat nagu ette, need võivad murduda või need ei lähe täpselt nii, nagu sa soovid. Seega ära pikalt planeeri. Ja ta ütleb, et sinu jõud tegelikult on sinu mitte vaikuses, aga sinu ma nüüd vaatan. Sa paned jõu ja stressikaardi kokku. Mul on tunne, et sa ei tohi oma plaanidest liiga agaralt rääkima hakata. Et kui sul mingi plaan tekib, tee ära ja siis räägi. Käi reisil ära, siis pane üles, et reisil käisid. Et sa ei tohi nagu, justkui nagu mingi kadedusenergia võib hakata sind nagu mõjutama. Et tee asjad ära
ja siis alles, kui see kõik valmis on, siis räägi oma asjadest. Vaatame tööd. Ma ei näe, et tööga väga suuri muutusi tuleb, aga ütleb, et kannad suurt koormat. Aga ta ütleb, et kõik sinu need pingutused saavad tegelikult aasta lõpuks tasutud, aga see on juhul, kui sa oma tööd armastad. Kui sa oma tööd vihkad ja sulle ta ei meeldi ja teed seda ainult raha pärast, siis sa tegelikult pikendad iseenda hingepiiris, sest mitte keegi sellest tegelikult kasu ei saa. Ja ütlebki, et see poodukaart räägibki sellest, et sa oled olukorras tegelikult juba kaua olnud, mis enam ei toida. Tegelikult võiksid julguse kokku võtta, selle sammu ära teha. Jah, edu toob ainult see, mida sa siis nagu armastad. Tervis. Nooremad meesterahvad kalad, nendel võivad tekkida mingid mineviku kroonilised haigused tagasi või siis haigused, mis on minevikus olnud, võivad tagasi tulla. Ütleb, et hästi nagu järsust, aga naised peaksid olema tule või kuumusega ettevaatlikud. No jah, tuli, hobuse aastaga tuli, eks ju, tuleelement on seal sees. Ja vaata, 2 kaarti kukkus, kuna nad kukkusid, siis ma loen selle ka ikkagi üle ja siis ütlebki seda, et ära mitte midagi ego baasil tee. Nii kui sa hakkad oma ego nagu tõstma, see ei ole bravuuritsemine, see teine asi üldse, siis ise saad tegelikult, ise kukud. Seega ole hästi ettevaatlik oma egoga, et sa ei tee midagi meelega. Et kui sa teed südamest, isi kui ego haiget saab mõnikord. Kes meil seal järgmine on, siis jäär. Vaatame siis jäärad üle. Jäärad, mida on sul soovitav teha tulihobuse aastal? Mingid väga head tööpakkumised tulevad. See võib olla ka välismaaga seotud ja meeste keskkonnas. Jäärdel on väga soositud töötamine meeste keskkonnas. Eriti, mis on pagunitega seotud, politsei, tuletõrje, ma ei tea. Kõik, kus on pagunid, seal mingi eriline edu tuleb veel. Kes ei tea, kuhu tööle minna, palun väga jäärad. Mida ei tasu teha ja mis on soovitus? No siin ta ütlebki, et jah, et grupitöö tuleb ka hästi kasuks. Kui sa nagu küsid abi või siis teed grupis tööd, et sa ei pea jääma nagu, sa ei tohiks olla üksinda, ütleb esiteks ära. Ja sa võiksid teha tegelikult, olla nagu inimeste ümber ja teha koostööd. Koostööd toovad edu. Mida sa ei tohiks teha, sa ei tohiks inimesi hinnata selle põhjal, mida sa nagu korraks näed või mis sa arvad. Ta ütleb väga tihti sellel aastal, selle pole üldse tõepõhja all. Et jäta see inimeste hindamine ära. Ja ütleb, et reisidega võiksid olla ka ettevaatlik. See tuleb mingisugused probleemid reisidel. Ja järgmine kinnitav kaart. Eriti siis, kui su sisetunne ütleb midagi, et kurat, mul on tunne, et midagi ei ole päris õige. Ja välismaale investeerimine võib tuua mingisuguse riski ja välismaal raha kaotamine või välismaale raha saatmine toob ka riski, sellega olla ettevaatlik. Aga muidu ütleb, et sa võiksid võtta seda aastat rahulikumalt. Tuli hobune sulle seda kiirust ei too. Ja armu asjadel lasta lihtsalt olla. Lasta läheb oma soodu, lasta läheb omas tempos. Ta ütleb, et suuremad tegelikult sellised takistused ülesanded oled juba läbinud. Ma vaatan selle armastuse eraldi ka üle. Kui sa oled vallaline, siis ütleb, et lollikaart tuleb. Ütleb, et võid hakata võtma mingid vanu asju üle, mis sa oled minevikus vead teinud, siis nad võid uud suhtest tulla, seega sa hästi ettevaatlik sellega olema. Ja need, kes juba on suhtes, mingisugune torni kaart. Torn räägib siis nagu vana tsükli lõppemisest või siis aru saamisest, et vanamoodi enam jätkata ei saa. See on kes suhtest lahkumine või siis suhte täiesti üles ehitamine teistmoodi, sest vanamoodi enam ei toimi. Vaatame tööasjad. Siin on ka jälle suure koorma kandmine, see on vist pooltel inimestel. Ega ma arvan, et väga vähesed teevad tööd, mida päriselt armastavad. Ütleb, rahaline aasta on hea, sa saad kõik, mis sa soovid, aga tööl tulevad hästi palju nagu tagarääkimisi ja mingisuguseid konflikte. Ära mine nendega kaasa. Ütleb ka, et ära tee rohkem, kui sinult palutakse. Sest hakkad ära andma oma energiat, mida tegelikult ära andma ei peaks. Aga äraminek. Aga ütleb huvitaval kombel, et nagu uue alustamine ei ole ka kohe nagu soositud. Kui see sul hästi järsku tuleb, et sa võiks anda paar kuud nagu mõtlemisaega
või siis uurida hästi kohtade kohta, kuhu sa lähed, et kõik ei ole see, mis tundub. Aga ta ütleb, et ainult siis, kui see on täiesti erinev nagu koht, siis ta toob sulle edu. Ehk siis midagi täiesti muud, kui sa hakkad tegema. See oli siis jäär. Oota, vaatame tervise ka. Tervis. Suhted mõjutavad tervist. Mul on tunne, et sul ei lase nagu olla, sul on mingi sisemine rahutus ja see on seotud nagu otses mõttes su suhtega. Et sealt võivad tekkida nagu ärevus. Muud ei näe. Kogu aeg suunab nagu suhtele. Nii, mis meil on järgmine märk? Meil on sõnn. Tugev märk. Vaatame, mida ei ole soovitav teha tulihobuse aastal sõnnil. Ja mida on soovitav? Väga soositud on reisimised ja kindlasti pead lõpuni viima kõik, mida sa juba alustad. Kõik, mis sa alustad, viid lõpuni, ära jätta midagi pooleli, võid jääda suurtest võimalusest tegelikult ilma. Ja ütleb, et sulle tuleb sinu karma puhastus, see sobib ka teiste aitamine sõnn. Kui sina hakkad teisi aitama, saad tegelikult selle kõik hea tagasi. Ettevaatlikud peaks olema naised emakaga rindadega ja raseduse katkemiste oht on ka suurem. Seega, kui sa ütled plaanid beebid, siis pigem lükata see aasta teise poole, kui sa nagu reaalselt planeerid. Kui sa juba oled rase, siis hästi jälgida oma tervist, kuidas sa ennast tunned. Ja kes on lihtsalt naised, siis soositud on nagu kontrolliminek. Soovitus üle üldiselt, jälle mingid, ma ei tea, et tulihobune tuleb hästi palju ego, hästi palju igal pool ego kaardid, ego suru maha. Ja ütlebki, et ära lõhu seda ära, mida sa juba loonud oled. Et sa võid hakata nagu kõigest kahtlema justkui. Hakkad nagu täiesti uut elu omal otsima. Vaatame suhted. Ütleb, suhted olenevad tegelikult täiesti sinust endast. Nii palju, kui sa annad, tegelikult nii palju sa vastu saad. Hästi suur peegeldus on see aasta. Kes otsivad, need leiavad õige partneriga ainult siis, kui nad ise ka on täiesti ausad. Et sa ei tee ennast paremaks või halvemaks. Tööalaselt toob tulihobune sulle võimalusi, mida sa ei näe. Liiga kaua ära mõtlema jää. Kui jääd liiga palju mõtlema, liiga kaua mõtlema, kaotad ära mingi väga hea rahalise võimaluse. Tervisega jälle armastuse kaart. Ütleme niimoodi, et kui su suhe on selline, see ei käinud kõikide kohta, kui su suhe on siuke, et sa pead kogu aeg ennast kaitsma või et sa tunned, et sa nagu nurka surutud, siis on sul viimane aeg sealt lahkuda, sest see lõhub sind. Aga see käib ainult nende kohta, kes nagu tunnevad ennast puudutatuna sellest. Kes meil siis järgmine on kaksik? Vaatame kaksikud üle. Kaksikud, mida toob teile tulihobune? Mida ta teile toob ja mida ei ole soovitav teha? Ma imestan, et kaksikutele ta mõjub hoopis vastupidiselt. Kaksikutele mõjub hästi rahustavalt tulihobune. Kaksikutele on hästi soovitav veega tegeleda, kõik saunad, ujumine, vee kogu ääres olemine, võib-olla isegi maja ostmine vee äärde, hästi rahustavalt mõjub. Sa kuidagi hakkad asju paremini tegema kaksik. Sul hakkavad tulihobuse all just kõik asjad nagu toimima just. Aga sa pead hästi palju nagu hakkama keskenduma just plussidele, mitte miinustele. Et kui sa hakkad plusse nägema, siis pluss hakkab sul rohkem ellu tulema. Et keskendu ainult sellele, mida sa oma ellu tahad ja üldse ära mõtle sellele, mida sa ei taha või mida sa kardad. Mida ei ole soovitav teha, ei ole soovitav koguda, pane raha ringlusesse, ütleb. Ära hoia nii paaniliselt kõigest kinni, pane raha ringlusesse. Ole ettevaatlik sõbrannadega. Sõbrannad võivad tuua, ma vaatan nüüd vastupidis momendis, mida ei ole soovitav teha. Sõbrannad võivad tuua sulle mingisuguse peavalu. Ma ei tea, kas siis ma vaatan, millega see seotud on. Meeste rahvastega ja tööga. Ehk siis ära räägi kõiki oma asju ja ära aruta nagu üksi pulgi kõiki läbi. Kuidagi nad saavad nagu su enesekindlusest puudutatuna justkui. Soovitus. Ütlebki, et sina seisad ilusasti oma trooni peal, aga sellest tuleb palju kadedust sinu ümber. Kaksikut väga soosib tegelikult tulihobuse aasta. Vaatame suhted. Ei, suhetes läheb tegelikult kõik väga hästi. Ütleb, et kui varem on olnud probleeme, siis need saavad lahendatud ja väga palju leiavad ühise keele.
Need, kes veel otsivad, võivad minevikus kedagi omale tagasi otsida. Aga ütleb, et see on ihapõhine, see ei ole tundepõhine. Töö. Soositud on rohkem iseendaga töö tegemine, üksi töö tegemine. Aga ütleb, et fantaasia töötab sul see aasta hästi, aga mitte projektides. Ma arvan, et need kaksikud, kes teevad fantaasiarikast tööd, nagu kirjutamine, looming, neil tuleb väga edukas aasta. Või siis väga palju kaksikud leiavad ennast seal see aasta. Otsulle. Järgmine on meil vähk siis. Vaatame vähid. Vähid. Mida toob teile aasta 2026 tulihobune? Mida on soovitav teha, mida ei ole soovitav teha? Vähkidel tuleb palju petmist ja hästi palju nagu keelatud vilja nautlemist või selle soovi. Vaata huvitav. Ja vähid nagu saavad väga palju mõjutatud kusjuures tulihobusest ja võivad päris palju asju ise ära rikkuda, eriti mehed vähid. No naised ka muidugi, aga mehed rohkem. Kuidagi hakatakse keeldatud vilju nautima, jah. Aga siis see energia tuleb suunata pigem mujale nagu, et sa seda adrenaliini saaks mujalt kätte. Ma ei tea, kõik, kus on adrenaliin sellega tegeleda, et sa ei läheks valele teele, hästi palju tuleb ingskõs hea sõna temptation. Hästi palju tuleb seda sul, kus hakkad mõtlema, et prooviks, ei prooviks. Aga ütleb, et sellega sa võid rikkuda ära selle, mis sul juba on. Aga armastuses ütleb, et need, kes on juba kaua koos olnud, neil on väga hea side edasi, väga tugev side. Need, kes on alles kokku läinud, värskelt, ütleme aasta, 1,5–2, need võib tuli järsk lahkumine, keegi kolmas tuleb vahele. Ja need, kes otsivad, ütleb, et ole natuke tagasi hoidlikum ja ära kiirusta intiimsusega, see viib sind nagu segadusse. Et võid valedel põhjusel hakata arvama, miks inimene sinuga on. See on mingi intiimsuse fakt üldse. Tööalaselt ütleb, et võib tulla mingi süüdistus sulle. Mingi süüdistus, et sa teed midagi valesti. Sa oled töö juures hajameelne. Sa saad ikka väga puudutatud sellest kõigest. Tervisega ma ei näe midagi, jumal tänatud. Aga ütleme niimoodi, siin on väga palju hoiatust. Seega sa peaksid hoiduma üldse mingisugusest hobuse märkidest ilmselt. Hobuse mingi kujutistest, hobusega sõitmisest, pannakse vaata need hobuse rauad igale poole sulle, see küll nüüd, ma ei ütleks, et pigem ta keerab su kõik nagu tagurpidi, ole sellega ettevaatlikum. Vaatame lõvid, mida toob lõvile siis. Mida toob lõvile tulihobuse aasta, vaatame, kui palju saavad puudutatud siis lõvid sellest, mis on soovitav. Soovitav on pere hoidmine, pereväärtuste hoidmine ja soovitav on leppida minevikuga, ehk siis ära tõmba ka minevikku omale jälle teemaks, mingi mineviku partnerite teemad või mingid mineviku üleelamised. Sellega sa võid tõmmata niimoodi omale kaela mingisuguse uue kogemuse, aga uue inimese näol, et sa pead nagu vanast täiesti lahti laskma. Ja ütleb, et lõvil võib tulla ka perelisa. See on sulle soovituslik, justkui nagu uuesti alustamine lõvile soovituslik. Mingid vanad asjad, mis ammu juba ei toimi, need kõik ära jätta. Mis töötab sinu vastu ohvri rollis olemine. Ehk siis sa ei mõtle selle peale, kui halvasti mul kõik on või kui halvad teised kõik on, vaid sa mõtled, mida mina saan teha. Ja ütleb, et inimestest hoiduda. Et mul on tunne, et võivad saada probleemiks suhted vanemate inimestega. Kas siis emad, isad, mingid nõuandjad, sugulased, nendega on hästi kerged tülid tulema. Seega pigem seda nagu vältida. Aga üleüldine soovitus on see, et austa neid, kes on su ümber, ära lasku konfliktidesse, hoia sõbrad enda ümber ja ütleb samamoodi, et õhtuti see muretsemine ei aita, vaid aitab lahenduste otsimine. Vaatame suhet eraldi. Ütleb, et ole aus suhetes, räägi kõik kohe ära, nii nagu on, ära venita sellega. Et kui sul midagi öelda, ütle kohe, sest kui sa nagu hoiad ja kogud ennast ja pärast tuleb rauhti välja, see on veel hullem. Tööalaselt toimib väga hästi üksi töötamine. Üksi töötamine või siis selline töökoht, kus sina saad otsustada, mida sa teed. Üldiselt tööalaselt ma näen edu tulemas. Ja väga paljusid lõvisid viia ka tulihobuse aasta välismaale tööle või siis läbi välismaalaste mingid uued tööotsad. Tervis.
Mitte midagi sellist uut enneolematut ma ei näe, aga ütleb, et probleeme võib tulla kaela või siis kurguga. Aga ütleb ka, et see on seotud väljaütlemata asjadega. Waterlõvid järgmine on neitsi. Hakkame siis vaatama neid neitseid. Mida toob tulihobune neitsile, kes on loomu poolest ju väga ja väga rahulik ja väga korralik ja väga puhas ja organiseeritud? Mida on soovitav teha neitsil? Mida ei ole soovitav teha neitsil? Ja mida sa pead teadma? Ta ütleb kohe selle ära, et mida on soovitav. Hoia inimesi enda ümber. Hoia inimesi enda ümber, nad on sulle vajalikud tegelikult, isegi siis, kui seda vajalikkust veel ei näe. Paljudel neitsil tuleb kaljukits meestega hästi tugev mingi koostöö või siis kaljukits või siis hambur mehega. Ja ütleb, et väga paljud neitsid hakkavad oma kaaslastega tööd tegema koos, see toob päris palju edu, mida ma tavaliselt ei soosi, ei soovita. Aga mida ei ole soovitav teha, on see, et ei tohi öelda hetke emotsioonil asju välja, seda hakkad sa kahetsema. Ja ütleb, et sa ei pea olema kogu aeg kaitseseisundis. Ja sa tunned, et sa tahad nagu, isegi tunned, et sa tahad ennast kaitse nagu kõige eest, siis saab minevikus palju haiget saanud. Lase see lahti, lase olla sina ise, see tuleb sulle kasuks. Ja ütleb, et kui sa oled nagu ausam ja sa räägidki ausalt kõik asjad ära, siis tegelikult saavad poole kiiremini lahenduse. Võib-olla isegi mõni asi, mis on nagu aastaid tahtnud lahendamist saada või kuid, saab aususega lahenduse. Seega ole avatu, ilma kartuseta, et sa rikud midagi ära. Ja mida sa pead teadma? Aga ütlebki niimoodi, et sina võid olla liidri rollis, sina võid juhtida. Kui sul tekib mingi idee või mõni projekt, mis tahad teha, hakka selle kohe tegelema. Mine kohe selle sisse. Ütleb sul väga palju edu. Ja ütlebki, et kaasa inimesi ka sellesse, oma lähedasi. Sa näed, kuidas toetus tuleb. Armastuses hästi on soositud reisid ja ka üksinda reisid. Ütleb, et reisida kuidagi sa hakkad saama mingid eluvastuseid. Mõlemad pidi reisid on soositud, mis annab sulle hästi palju. Isegi kaaslasega eraldi oldud aeg mõjub tegelikult positiivselt, mitte negatiivselt. Tööalaselt ütleb, et sa jõuad kõrgemale kaugemale, sa taastad oma liidripositsiooni või siis saad midagi väga palju suuremat. Ja tervisega pigem mõtlen, et siin on ka stressikaardid. Ja ütlebki, et ka mingid magamata ööd, ülemõtlemine või siis mingi õigluse eest käitumine, et tead, ma tahan olla õiglane, ma tahan olla aus, et see peab olema nii, lase sellest kõigest lahti. Lase lihtsalt elul voolata nii, nagu ta peab ja ära otsi õiglust. Õiglust ei ole iga kord. Meie näeme ühtepidi, aga saatus näeb võib-olla teistpidi, miks inimesel on õppetundi vaja. Järgmine on meil siis kaalud. Need tasakaalukad ja need pidevad ülemõtlejad. Öeldakse, et kaalud on kõige paremad partnerid. Vaatame, mida toob siis tulihobuse aasta kaaludele, mis on soositud. Väga paljud saavad lapsevanemateks, mis ei ole soositud ja mille kohta pole ma ettevaated. Paljud teistmoodi tekkis tunne. Mis on soositud? Teiste aitamine ja teistele isegi ka lahenduste otsimine, kui sa näed, et mõni sõber või tuttav on pikka aega, see on sul ämbris millegagi, siis sa võid oma hea abistava käe anda. Väga palju rasedusi ja millegi uue loomist ja ütleb ka, et kaalud on ka nad on väga intuitiivsed see aasta. Või siis neil sünnivad lapsed, kes on väga intuitiivsed. Või siis see rasedus muudab neid. Mida ei ole soovitav teha? Jääda nagu kinni vanadesse asjadesse ja mitte märgata seda, mis on ümber. Sa ei tohi nagu jääda ühe koha peale nagu mõtlema pikaks ja keskenduma ainult nagu ise endale. Märka seda, mis on sinu ümber. Ja mul on tunne, kui sa hakkad rohkem märkama seda, mis on sinu ümber, siis sul tekivad mingi paremad võimalused. Konfliktidesse ei ole soovitav astuda, kui sa näed, et kuskil on konflikt, ära mine seda lahendama. Ja ütlebki, et ära anna viimase hetkel alla, et sul võib paljudes asjades tekkida tunne, et ma enam ei jõua, aga tegelikult, kui sa näeksid, et sa oled 2 sammu kaugusel, et saada seda, mida sa soovid, alla see aasta anda ei tohi. Oled väsid, surud edasi ja sa näed pärast.
et sa lõikad seda vilja. Soovitus üleüldiselt, no hästi palju muidugi stressikaarte siin, üldse 26 aasta on see stressi aasta, veel 27 ma luban läheb paremaks. Kuidagi hästi palju on kahetsust, hästi palju on stressi ja hästi palju on ootamatusi. Seega võta, see tulihobuse aasta toob ootamatusi, mille jaoks sa nagu üldse nagu valmistunud ei ole. Seega minu soovitus sulle on see, et võta asju rahulikumalt. Võta asju rahulikumalt, ära kiirusta oma asjadega. Mida rahulikumal sammul sa nagu liigud, seda paremini sa tegelikult edasi jõuad. Aga vaatame. Suhted. Ta ütleb, et suhted paranevad, aga ainult siis, kui sa nagu hakkad lähenema asjadele teistmoodi. Vanad viisid enam ei toimi. Need, kes otsivad, peaksid tegelikult puurist välja tulema. Et sa justkui tunned, et sa nagu kedagi ei leia, sa ei leia nagu sobivust, aga ütleb, tegelikult oled sa ise ennast puuri pannud. Hakka lendama, hakka nägema võimalusi, hakka suhtlema. Töö. Palju ussitamist töö juures. Ja koostööd üldse ei suju. Rohkem hoia oma ette. Seal hoia küll tõesti rohkem oma ette. Sa võid olla abistav, sa võid nagu aidata, aga ütleme niimoodi, et mingi üliaktiivne suhtlema töö juures olla ei soovita. Rahaline seis ütleb, et tuleb hea, kui mul on tunne, et kui sul on pereasjad korras, siis on sul ka tööasjad korras. Et sinu fookus peaks olema pereasjade korda seadmine. Tervisega võivad mingid sõltuvused tekkida, aga ütleb niimoodi, et parem mitte üldse alustada või siis on hea aeg selle maha jätmiseks. Sõltuvused on aktiivsed. Järgmine on meil Skorpion. Vaatame, mida räägivad kaardid Skorpionile. Nii. Skorpion. See on niisugune tulemärk ise. See on niisugune jõuline. Mina Skorpionit natuke kardan. Ma ei ole Skorpionis väga kindel. Mis on soovituslik. Skorpion libiseb siin läbi 26. aasta väga ilusasti. Siin on isegi probleemi ei näe, et mingid, kes on nagu need Skorpionid, kes on kunagi võlgu andnud, pole oma raha tagasi saanud, järsku võib tulla mingi rahaline summa, võib tulla hästi palju mingi rahalist edu näitab Skorpionile. Tulihobuse aasta toob palju edu. Eriti projektidega, mis on nagu veninud hästi kaua või millega sa kaua oodanud. Armastuses ütleb, et mida vabamalt sa ise võtad ja mida enesekindlam sa oled, seda vabam on ka tegelikult su armastus. Sa nagu ise juhid tegelikult seda armastusenergiat. Väga positiivne. Hästi palju teeb reisimisi. Ma ütlen, Skorpioni kaksik. Teile sobib tulihobuse aasta see aasta. Tööasjades. Keegi tahab sind ära kasutada, kuidas su rahalist edu läheb, seega oma rahalist edust ära räägi. Armastuses väga palju tuleb abieluda või saada abielu ettepaneku. Või siis osta midagi ühist. Väga hea. Aga need, kes otsivad, mul on tunne, et teie aasta ei ole, kui te otsite. Tervises ütleb, et kui sul on midagi, mis sa tunned, et on valesti, siis kuula seda. Ta saab kiiremini tegelikult lahenduse, kui sa arvad. Et ära lükka seda edasi ja see midagi hullu tegelikult ei ole. Ja Skorpion, teil on ikka väga hästi, tulihobune ikka mõjub teile väga hästi. Skorpion võiks karda kollast. Kollane toob teile head. Mis kõrst mul oli päeva number? 9 ja 7. 9. kuu, 9. päev, kell 9, kell 7. Asja tegemine toob head. Ja viimane märk on meil ambur. Vaatame, mida toovad siis kaardid ja mida toob tulihobune amburile. Assa. Mingi karma vabanemine. Kui sul on hästi raske eelmist aastat, siis hobuse aasta nagu justkui blokeeriks selle karma aasta sul ära. Ütleb niimoodi, et tegelikult ta on sulle väga edukas. Ja sina võtad justkui nagu selle mängu üle, kui sa varem oled tundnud, et miski ei ole need sinust, siis see aasta, nagu see hobuse aasta energia hakkab su kasuks töötama, mitte kahjuks. Ja ütleb ka, et tööasjades hakkab eriti hästi minema. Ja mul on tunne, et paljud amburid lähevad ka vanadest töökohtadest ära. Täiesti järsku, päeva pealt just kui peaaegu, tunned, et nii, nüüd on kõik, ma enam ei suuda. Ütleb, see toob täiesti edu, võid riski võtta. Ja väga paljud tõusevad nagu kõrgemale, isegi oma kaaslaste silmis. Kuidagi kaaslased hakkavad märkama, mida ambur tegelikult on, nad hakkavad nagu toetama teda. Need, kes on pikalt suhtes,
seal võib tulla keegi kolmas või siis lõppeb ära. Mingi kavalus on siin mängus. Need, kes on olnud, ütleme, keskmiselt 15 aastat, 10-15 aastat suhtes, neil on hästi, sealt võibki see kaaslane hakata siis nagu positiivselt siis nagu sinusse suhtuma. Need, kes on alles kohtunud, nemad otsivad veel see tasakaalu, ütleb, et liiga palju koosolekut ei ole hea, hoia nagu distantsi natukene, tegele rohkem oma asjadega. Need, kes otsivad, ütleb, et ära välismaalt otsi, välismaal ei too see edu. Vaatame tööasjad, ainult edu. Ma ütlen tööalastel ainult edu, kui sa võtad ette midagi uut. Võiks ka loteriid mängida, mul on tunneb mingi loterii või mingisuguse järsu nagu riski võtmine toob edu sulle. Ütlebki, et kui sa oled vana kohal ja sa ei naudi seda, siis sealt sa saada mingi negatiivse kogemuse, kas saab 10 korda midagi üle tegema, see ongi sul nagu märgiks või viimaseks piisaks anumasse. Ja tervise koha pealt ütleb, et ei, sa võid hakata asju ette kujutama, mingid hirmud. Nii et Amburil ma ütleks, et tegelikult on päris hea. Kas karma hakkab ära lõppema, jah? See on hea ilmselt, see mingi elu ülesanded hakkad nüüd täitma oma loopis, mitte karma ülesandeid. Aga küsime ka nõu siis hobuse aasta kohta, et mis on see põhisõnum edule üleüldiselt? Mida toob tulihobune üleüldiselt? Seda ma olen kogu öelnud, maagia. Inimesed hakkavad nägema, inimesed hakkavad tundma. Kuulake seda tunnet. Edu. Ütleb, et kui sa nagu keskendud sellele ja sa oled nõus pingutama, siis tegelikult see edu tuleb lihtsamalt kui varem. Ütleb hirmudest lahti laskmise aasta. Kardad teika. Suhted üleüldiselt. Hästi paljudel jah, et mingid reisid hakkavad ühendama teid justkui. Ja isegi kui sa oled üksi, siis reisida nagu ikka, et kuidagi, kas sa saad reisiaeg millestki aru või siis võtta inimene hakkab mõnikord hindama ka sind rohkem, kui sind ei ole juures kogu aeg, on ju. Nii pidi käituda. Raha pole maailmast otsa saanud, seda on näha, aga raha ümber tuleb hästi palju konflikte. Seega oma raha asjadest mitte rääkida. Investeerimine, ütleb, et investeerimine on hea, aga ütleb, investeerimine eriti uutesse firmadesse või uutesse projektidesse, mitte see, mis tundub vana ja kindel, sest ütleb, et see, mis on vana ja kindel, võib hakata kõikuma. Aga tervised üleüldiselt ütleb, tegelikult on head, rohkem on inimeste vahelisi probleeme ja inimeste vahelisi nagu mingid segadusi. Ütleb, et väga paljudel sobib tegelikult ka rohkem see nagu omaette olemine. Loe raamatut, käi massaažis. Sa oled nagu justkui iseenda parim seltskonna kaaslane sellel aastal. Kusjuures ma ise tunnen ka seda, et ma nagu olen hakanud nautima iseenda olemist ja mul ei olegi vaja nii suurt hulka inimesi või suhtlust enda ümber. Vot seda toob sulle hobuse aasta. Edu, jõudu ja jaksu!